Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 18–24 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No mis ma oskan öelda? No teil on siin hunnik karikaid. Nagu päriselt. 4 karikat. 7 kaardist 4 on karikad. No okei, vaatame siis, mis need karikad räägivad. No karikad on karikad. Karikate kaardid on meie tunded, meie emotsioonid ja sellised suhted ka. Esimene kaart on teil karikate 3. No karikate 3 minu jaoks tähendab koos viibimist ja kuna siin kõrval on veel karikate 2, mis on hingesugulase kaart, siis on selline koos viibimine, sõpradega koos istumine, kellegagi. No see on nagu, see karikate 3 on minu jaoks selline koos istumine, koos viibimine, kus on nagu väga siuke hea õhkkond. Kõik on omavahel nagu hästi saavad läbi. Ma ütleks nagu sõbrannadega kohvikus käimine, aga see võib olla ka töö juures olemine, mingisugune koosolek kusagil või asjade arutamine, kus kõigil on hea olla ja soe õhkkond. Ja kui seal on kõrval veel karikate 2, mis on hingesugulase kaart, siis võib-olla seal tuleb teil see jutu sees kuidagi välja, et vau, vot selle inimesega ma mõtlen täitsa ühtemoodi. Tema on minu inimene, et see võib täiesti tulla selline nagu ootamatu üllatus, et keegi nagu teiega nii sarnaselt mõtleb, keegi nagu, kellega on teil koos nii hea olla. Siis on siin karikate 4. No karikate 4 on pigem selline ootamine. Sellel koosviibimisel tehakse hästi palju, see on nagu ideede õhku loopimine, et hästi palju erinevaid ideid, sellest räägib see karikate 7, on tohutu palju valikuid. Erinevaid ideid visatakse õhku, mida kõike võiks tegema hakata, kuhu võiks kõike oma aega ja energiat panustada, aga kõik nendest ideedest ei ole need, mida on võimalik teostada. Ja et seal on nagu natukene illusiooni samamoodi, et siin on väike hoiatus, et ärge nagu, no ühesõnaga kaaluge need ideid korralikult, enne kui millegist kinni haarate. Et seal võib olla ka selliseid unistuste või unelmate asju, mida tegelikult ei ole võimalik teostada. Ja see karikate 4 räägib ootamisest, ta räägib nagu sellest, et te tahaksite peale hakata, aga te peate ootama. Ja see ootamine teile ei meeldi, sellepärast, et tegelikult te tahaksite ära teha. Peate ootama ja te olete sellest ootamisest lihtsalt tüdinenud, mida te iganes ootate, siis oodake pisut veel. Siin alumises reas on teil müntide 8. Müntide 8 räägib sellest, et te ise olete oma laeva kapten. Ise juhite oma laeva, ise küürite tekki. Ja kuna siin kõrval on poodu kaart, siis ma ütlengi, et oodake natuke veel, sellepärast, et te hakkate asjale nägema teisest vaatenurgast, seda asja vaatama. Kogu seda oma projekti, neid valikuid, hakkate te nägema teisest vaatenurgast. Te hakkate seda kuidagi teistmoodi nägema, kuidas ma ütlen. Tuleb, jah, vot täpselt, ta tulebki lihtsalt teile, tuleb nagu see, kas kuidagi te ise tulete selle peale või ütleb teile keegi midagi. Ja siis te hakkate asjale vaatama teisest vaatenurgast. Siin on üks oht veel, viimase kaardina on teil välja tulnud sauvade 10. Sauvade 10 räägib sellest, et ärge nüüd tormake kohe endale liiga suurt koormat võtma. Teil on väga suur tahtmine. Teil on tõesti tahtmine asjadega peale hakata. Karikate 4 ütleb, et tuleks oodata. No vaat ongi hästi palju ideid on õhus. Teil on olnud koosviibimine, te olete asjad saanud kõik läbi rääkida. See võib olla pereringis. Teil võib olla liitlane tekkinud, keda te enne ei teadnud. Te tahaksite peale hakata, te peate ootama. Te olete tüdinenud sellest ootamisest, ma saan sellest aru. Kui tahad ikkagi teha midagi ja sa ei saa, siis see tüütabki ära, tahaks nagu juba alustada. Ja oletegi ise enda laeva kapten, aga kuna siin on oht võtta endale liiga suur koorem,
ja siis ei ole enam rõõmu sellest tegemisest, siis on see juba tüütu kohustus. Ja kuna see poodukaart ütleb seda, et asjad ikkagi te hakkate ise sellele teistmoodi vaatama või elu näitab teile teistmoodi kuidagi seda. Selle poodukaardiga on niimoodi, et see on nagu selline, kuidas ma ütlen, rajalt hetkeks kõrvale minemine, et me käime ühte ja sama rada kogu aeg. Tööle, koju, tööle, poodi, koju, koju, tööle, poodi, kellel lapsed lasteaeda, kellel, ma ei tea, seal veel pere. Teeme kõike ühtemoodi. Aga see on nagu selline, et olemegi mõelnud niimoodi, et lähemegi nüüd peale tööd poodi, siis koju hakkame süüa tegema, kõik on peas valmis. Aga poodukaart räägib sellest, et võt siis telefon heliseb ja keegi kutsub kuhugi mujale ja sinna on vaja minna. See ei ole halb üllatus üldsegi. See ei ole tornikaart, mis elu raputab, ei. Tavaliselt poodukaardiga on meeldivad üllatused, nagu jah, meeldivad, aga me ei oska ka neid ette näha. Aga nad ei ole kurvad ega kurjad ega ebameeldivad, nad on meeldivad. Nad lihtsalt natukene löövad meie selle raja segamini, et me peame korraks kõrvale astuma, teistmoodi asjadele vaatama. Vaat midagi sellist on see poodukaart, aga kuna teil on siin väga palju karikaid välja tulnud, siis ainuke hoiatus ongi see, et ärge võtke endale nüüd suure hurraaga liiga suurt koormat, et sellest ei tuleks rõõmu asemel tüütu kohustus. Vaat selline. Väga tore koosviibimine, inimene, kellega saate koos asju ajada, palju valikuid. Ise olete oma laeva kapten, hakkate nägema asju teisest küljest, kuskilt mingisuguse vaatenurga leiate teise ja hoiatus, ärge võtke endale liiga suurt koormat. See peaks olema fun, mitte tüütu kohustus. Vot selline lugemine. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.